Reporter jätkub. Oktoobris toimub Tartus üks salapärane konverents, kus astuvad üles tänas Eesti kõige populaarsemad nõiad. Reporter uuris, miks eestlased nõidusesse usuvad ja kuidas saab võtta tõsiselt nõida, kes end UFOks ning James Bondi maapealseks kehastuseks nimetab. Nõidasid on viimasel sajandil tihti umbes sel moel kujutatud nagu praegu nähtavas ansambli Winny Puhh muusikavideoski. Ja eks ole kanajalgadel elavast kurjast või siis ka heast nõiast palju muinasjutte kirjutatud, mis fantaasiatele voli annavad. Samas aga kinnitavad teadlased, et nõidus ja nõiad ei ole sugugi vaid väljamõeldud muinaslood. Ta eksisteerib vägagi selgelt. Ta on eksisteerinud aastatuhandeid. Ja see, kas ta on objektiivselt võimalik, ei olegi tähtis, vaid tähtis on see, et niivõrd paljud inimesed temasse usuvad. Eestis on läbi aegade tuntud paljusid nõidasid, kelle abi järele tunglesid tuhanded inimesed. Järva Jaan, Äksi nõid, Vigala Sass, Vormsi Enn ja paljud teised. Üks viimase poole sajandi tuntuim Eesti nõid oli kindlasti Kaika Laine, rahvaravitseja, kelle sõna vägi tõi paljudele leevendust. Seda mööda, kuidas vanad nõiad eest ära kaovad, tuleb uusi juurde. See on elu loomulik käik. Üks viimaste aegade koloriitsemaid kujusid, kes aina enam kuulsust kogub, on Lõuna-Eesti nõid. Tervist, olen Lõuna-Eesti nõid, elan Eestimaal, Tartus, tegelen nõidumisega. Ta astub kord nädalas üles ka Kanal 12 saates Jututuba ning just tema nõia sõnade ja abi järele küünitab rekordiline arv inimesi. Saate tegijate sõnul proovis ühe 3-tunnise programmi jooksul nõiaga vestlusesse asuda 18 000 inimest, kes küll kõik liinile ei pääsenud. Räägitakse nii tervisemuredest kui ka lausa koduseinte vahel tegutsevatest kummitustest. Kas sul on tunda ka vaata õhu liikumist, kui ta sealt mööda kõnnib sust või? Ei, vaata käib niimoodi 2 meetrit minust eemalt ja läheb, no mulle üldse tähelepanu ei pööra, läheb otse läbi toa. Nõidus likvideerib poltergeist osa. Nõidus likvideerib. Ma puhastan su kodu ära. Ja aastatena. Lõuna-Eesti nõid on aga värvikas ka seetõttu, et ta nimetab ennast UFOks, mitte inimeseks. Kõik inimlik on tema sõnul see, mis kurja teeb ja mille vastu tulebki võidelda. Ja nagu sellest veel vähe oleks, nimetab naine end ka James Bondiks, mis puhuks on ta ka temaatilise video valmis teinud. Intervju andmisest naine keeldus, küll aga ütles ta nõia sõnade abil samal teemal paar lauset. James Bond, maailmalaiuse ja nii edasi, kuritegeliku osa likvideerija mees ikka üks taevane kuju ja Lõuna-Eesti nõidki on esitlemas end kui James Bond, kes likvideerib ajatuiemaid õudusi ja aitab rahval vabaneda nendest iseenda vastastest kuritegude osadestki. Tartu Ülikooli folkloristika doktorant ja Eesti Kirjandusmuuseumi teadur Reet Hiiemäe on oma elu pühendanud nõiduse ja maagia uurimisele. Nii ei pea tema sugugi kummaliseks äsja kuuldut. Selle kohta ma võin öelda, et kui vanal ajal levisid uskumused põhiliselt ütleme ühe küla või valla piires, siis tänapäeval, kuna me oleme pidevas meedia mõjuväljas, siis me võtame oma uskumustesse igasuguseid noppeid meedia väljaannetest. Ja seetõttu võib öelda, et tänapäeva usundis kajastuvadki igasugused väga erinevad religioonid, vandenõuteooriad, siis filmid, romaanid ja seega võib öelda, et niivõrd värvikas ja mitmetahuline ei olegi see inimeste uskumuste maailm olnud kui tänapäeval. Ja seega võibki ühes inimeses olla nii UFO kui James Bond kui ka nõid, kui ka veel mitmeid erinevaid karaktereid. Tervist, olen Lõuna-Eesti nõid, elan Eestimaal, Tartus, tegelen nõidumisega. Tekstu jäim ja nii edasi tekst. Iga kord, kui oli kord üks mees osa, on ju likvideeritu, jäimgi ju, ammugi jäimgi, sama jäimgi ju. Kuid leidub ju kõikjal rahvast, kes tegelevad päeva kõrval majandusosa võimsuste siseldustega, titekasvandusega, vähivihale allumisegagi, iseenda laiali lammutamisegagi, näljapaistetuse kustutamisegagi.
peaparandusegagi ja teistegi suriaatiumitele ehk surejatele kuuluvate tegevustegagi. Ja kui sellist rahvast leidub ja kui väga kindlad nad on, et see ongi nende elamise mõte ja olemise eesmärki, siis ükski nõidus neid ei aita, ükski ülipühadus nendeni ei küüni, ükski valgus neid ei paita, mitte ükski jumalikkus nende peale ei vaata ja surevad nad siia samasse küll. Kuid kui tõesti leidub kedagi kuskil, kes ei soovi ainult sellistest osadest koosneda, siis võivad nad tulla küll 17. oktoobril käesoleval aastal Tartusse Dorpati konverentsikeskusesse, kus toimub Kanal 12 saate Jututuba seminar, milles osalevad Eesti Nõidade Liidu nõiad Tallinna nõid ja Lõuna-Eesti nõidki, kes nõiuvad läbi ajatueemate maailmade ja arvutueemate igavikke ja siingi on nõidumas ja rahvale valgust näitamas ja koha peal saab näha nõiduse suurusi ja ajatueemaid imeasjugi, sest rahva saatuse keerkäikude osa on jõudnud sügavaimale ja nii edasi kurbuse, melanhoolia ja raskemeelsuse sisenditessegi, sest nende päevateed on kaetud valu ja piinagagi ja sellest väljumiseks vajavad nad nõiduse abi küll.